tulemast Lasnamäele. Oleme tüüpilises viiekordses majas. Siin on tube praeguseks hetkeks täpselt nii palju kui köök ja 3 tuba, ehk siis elutuba, 2 magamistuba. On siis tegemist seda Lasnamäe tüüpi viiekordsega, kus siis köök ja vannituba on eraldi korteri otstes. Et kui Mustamäel on nad kõrvuti, nagu me juba paljudes klippides näidanud oleme, et siis siin on vannituba, asub siis suure toa ühe seina taga ja köök asub teisel pool. Mis me siin siis teeme? Nagu näha, lõhume kõik laiali, nagu ikka meil kombeks on. Ja teeme siis niimoodi, et kliendi soovide kohaselt loomulikult tuleb köögi ja suure toa vahele auk seina. Aga ei tule lihtsalt ava, vaid tuleb topeltustega, nii-öelda prantsuse stiilis uksed. Ja saab siis köök elutuba omavahel olema ühendatud. Kusjuures sama asja tehakse ka magamistubades, ehk siis see esialgne korter jääb selliseks 2 inimese korteriks, kus siis on suur 2-toaline magamistoa osa, avatud köögiga eluruum, siis vannituba saab loomulikult uue ilme, laiendame ruumi mõõtmeid, kuna toad lähevad vähe teistmoodi, aga sellest juba kohe täpsemalt ka. Magamistoas, nagu räägitud, saab ka olema ühendus, ehk siis ka siia seina. Täna on meil kolmapäev. Kuupäev polegi oluline, tähtis on nädalapäev. On kolmapäev, homme, neljapäeval lõpeb lammutus täielikult ära ja siis tuleb teemantlõikaja lõikab siia sisse augu, paigaldab silluse, samamoodi nagu kööki. Ehk siis saab ka siis magamistuba teise magamistoaga otseühenduse, et magamise osakond jääb sinna ruumi, siin on siis selline olesklemise oma privaatruum. Aga vaatame nüüd seda vannitoa osa ka, see on alati põnev. Vannitoa lammutus on umbes poole peal, et need paneelmajades hästi tüüpiline on see, et need vannitoad on oma ette niisugused betoonkuubikud, et seda siis katteplaanide pealt näete, kuidas see siis ehitatud on. Aga mis siis siin juhtub? See on siis see koridori osa, kus siis pääses magamistuba 1 ja magamistuba 2. Kuna sealt seinast, kus see särk või pusa hetkel ripub, sealt tekib siis auk, siis see uks kaotab veits oma nagu mõtte. Ja mida siis hästi paljudel juhtudel teinud oleme, on see, et inimene tellinud projekti ja lõiganud seda ukse ava laiemaks. Ja siit lubatakse tavaliselt 15-20 senti, kuni 15-20 senti seinani ära võtta, et väike tugi peab jääma, et saab seda ukse ava laiendada ja mida see juurde annab selle, et siis see vannitoa sein, mis muidu siin on, seda saab siis samaväärselt nihutada siia lähemale. Ehk siis saab vannituppa umbes pool meetrit ruumi juurde, aga ta annab vannitoa pikkuse peale, annab ta ikkagi selline peaaegu 2 ruutmeetrit lisaruumi, mis selle väikse vannitoa puhul on nagu mega võitruumis. Ja siin on siis niimoodi, et kuigi ruumid saavad ikkagi teisest toast ühenduse, siis siia me selle ukseava ilmselt ikkagi ka laseme projekti teha ja lõigata, et kui see sein siia ehitada, et tulevikus oleks võimalik seda korterit ikkagi 2 magamistoaga korteriks ümber ehitada, et kui siia see seinajupp alles jätta, et siis siia ei jää lihtsalt mitte midagi. Meie lammutajad, D&B Grupp on, ma arvan, et koostööd me oleme teinud, ma arvan, et 4 aastat juba umbes meil tiksub kindlasti, kui mitte rohkem. Ja nemad on lammutanud praktiliselt enamus meie objekte ja nende töö kvaliteet on alati väga muljetavaldav. Millest see siis väljendub? Et seda tüüpi korterite risk on see, ehk siis nii siis veetorud, külm, soevesi, kui siis ka siuktoru, ehk siis see uss, mille peale see rätikuivõm pannakse. Need jooksevad siit koha pealt, siin peaks siis olema sein originaalis, ehk siis WC ja vannituba. Ja hetkel ma seisangi siis nagu vanni koha peal, mis on natuke madalam ülejäänud põrandast, sest kunagi on olnud siin niisugused plaadid, keegi on arvanud, et valame peale ja teeme juurde muudkui paksemaks. Et aga risk on nende torudega, et need torud on plastmastorud, nagu nendes majades ikka tüüpiliselt on, ja nad on üsna aprad. Ja selleks, et seda tööd teha, on vaja ette kokku leppida ühistuga vette sulgemine, kas on ühistu enda torumees või siis antakse ligipääs sinna ruumi, kus saab püstakut tühjendada, paneme teate välja, teade läheb ühistu meili peale, kui on majas meililist, siis ühistu saadab selle maja siseringile ja meie poolt on ukse peal teavitus, et sellel päeval selles vahemikus toimub siis katkestus. Ja see tähendab seda, et vesi suletakse selles püstakus, ehk siis kõik siin üleval ja peal olevad korterid mõni tund siis vett kasutada ei saanud. Ja töö ise oli siis see, vesi kinni, lastakse püstak tühjaks, võetakse see ussiga toru osa välja, pannakse toru sirgeks, et see uss ei jää rippuma selle apra plastmast toru otsas. Ja veemõõtjad võetakse ka küljest ära, pannakse punnid peale
niipea kui uued seinakohad on paigas, see boks välja lõhutud, siis tuleb need torud ka ringi planeerida, aga sellest saame kindlasti järgmine kord pikemalt rääkida, kui me seda siia vaatama tuleme. Et siis on ka aru saada, mis siin nagu toimub. Aga boks ise, siin on hea näide, sellisest seinast ta koosneb. Et ta on niisugune 5 senti paks, armatuur on sees ja tal on tagasein, külgsein, esisein ja siit enam näha pole, aga siit läks ka lagi ja lagi on madalama kui ülejäänud korteri lagi. Ehk siis siin peal on selline 15 sentimeetrit täiesti tühja ruumi ja see on kõikides seda tüüpi majades täpselt samamoodi. Mis siis on nendel Lasnamäe majade puhul veel eripära, on see, et ventilatsioonišaht on siin vetsupoti taga, aga see on ka kõik oma seinad, ehk siis siin on üks sein, veel sein ja siis on alles see šaht, sest et ülevalt paistab ka, et see šahti kuubik on natsa pisem. Et tänu sellele on selline pisikene väikene post või selline nurk jääb siia vannituppa alles, aga ümber selle saab selle toa hästi planeerida, et oleme neid 10 teinud ja teeme siin täpselt samamoodi. Tervist Lasnamäe uusarendusse. Miks me seda nimetame uusarenduseks on põhjus väga lihtne. Tegemist on küll vana Lasnamäe majaga, aga siin sees see plaanilahendus vastab juba ikkagi tegelikult pigem tänapäevasele uusarenduskorterile. Et lähme viskame pilgu peale. Et siin on siis selline avatud köögiga elutoa lahendus, mis on hästi tüüpiline tegelikult, mida siis inimesed ümberehituste käigus tihti nagu tellivad. Et lõigatakse auk kööki, et saad siis suure toa ja köögi ühendada. Siin on natukene nüüd mindud samm kaugemale, et jah, et on ka uksed ette tagasi pandud. Uksed on Arugrupist sellised kihvtid nii-öelda prantsuse stiilis klaasruudustikuga topeltuksed ehk et annavad niisugust ka stiililist tunnetust ja ruumi sisse, et on päris äge. Ja sellel köögil on üks selline võlutrikk, mida ütleme Lasnamäe korterites nüüd kindlasti ei näe. Et on selline mõnus hommikusöögi niisugune lauakene tekkinud, aga siin peaks ju olema aken ja rõdu, aga ei ole enam. Et oleme siis ehitanud selle rõdu kõik kinni ja see on soojustatud siis nii laest kui seintest igalt poolt purvauga, pritsitud siis täis, kui olid karkassid ära tehtud, on kaetud krohvi ja kipsiga, osad seinad krohviga, osad kipsiga ja värvitud ja viimistletud. Aknad said täielikud uued, aknad on korralikult teibitud, plekid vahetatud seest väljast, kõik mis on vaja teha, et need aknad püsiks ja hoiaks siis maksimaalselt sooja on siis tehtud. Siia sai ümber akende siis loodud ka uued raamid, ehk et kuhu neid akneid kinnitada. See on tegelikult on ju lihtsalt rõdu juurdeehitus, et see nii-öelda sein, mis siin originaalis on suhteliselt õhukene betoon, aga läbi siis konsultatsioonide ja inseneeria jõudsime selle tulemuseni ja talvekuud on küll möödas, aga talvel siin töid tehes, siin külm, siin korteris küll kordagi ei hakanud. Et eks näis. Ja suur tuba nagu suur tuba ikka. Pistikupesasid on uljalt lisatud, ehk siis on nii toa nurkades, on siis teleka positsioonis keset seina, mis on mõistlik, et sul ei tilpne juhtmed, vaid paned teleka seina peale. Siis siin on selline söögilaua koht, kus siis saab suurema söögilaua panna ja siia ka siis omakorda valguslüliti. Ja ka siis rõdu peale sai pandud neid valgusteid natuke juurde. Siin, oleks võinud võib-olla siit alustada, eks, aga tegelikult kodusüda on ikkagi köök. Et siin on siis esik, vanasti läks siit ukskööki. Siin on nüüd kipsist sai see auk kinni ehitatud ja kõik need vanad kapid asjad on siit seest välja lõhutud, et siia tekib garderoobisüsteem ka mingis tuleviku vaates. Ja kliendi soovide kohaselt näete, selline on siis sidekaablite kogus ühes korteris. Et ei ole nüüd kindlasti tavapärase lahendusega tegemist, aga kui kõik on laiali kistud, see kaablimeeter ise ei ole ju kallis ja paigaldustöö läheb samasse liini põhimõtteliselt või samasse soonde, kuhu läheb siis ka elektrikaabel. Et tegelikult kui teha ja süsteem korralikult läbi mõelda, siis tollel hetkel on seda ikkagi üsna soodne ehitada. Ja siin siis ka kogu uus elektrikilp, et nii nagu peab, kilbiskeemid, kaitsmed, kõik on ilusti jaotatud nii nagu peab. Et sidekapp tekib eraldi siis mööbliga koos. Ära vahetatud muidugi ka välisuks,
et need on ju nendes majades tüüpilised probleemid. Siin on siis tihenditega helituleuks, et kui tulevikus tekibki mingi ukse tuleserdi nõue, et siis selle korteriga on asi lahendatud, ei pea stressama. Põrand tehtud kipsivallu, nagu meil tüüpiliselt ikka kombeks. Kaalu mõttes terve korteri seest see puit välja võtta ja asendada see kipsivaluga. Ja kui välja tuleb ka see betoonboks, mis siis korteri ei ole siis kandvad osad, ehk siis vannitoa see betoonkuubik, et siis tegelikult see kaalu, tuleb isegi väike kaaluvõit, ehk siis see betoonboks miinus see puit, võrreldes siis selle kipsivalu kaaluga on isegi mingi tonni jagu nagu plussis. Et kaalu mõttes see kipsivalu aitab kõvasti kaasa, saab ka sileda põranda, sest kalasaba käis maha. Siin on siis esik, vannituba on liikunud esikusse juurde, et muidu see sein on circa pool meetrit seespool ja siit läks siis ennesti uks magamistuppa. Et see auk on siin seina sees alles, see auk on lõigatud standardmõõtu ka, et kui tulevikus keegi tahab võtta siis teise magamistoaga eraldi toaks, et saab siit ukse läbi teha, et ei pea hakkama jälle midagi hullult ümber ehitama. Aga vannituba siis, vannituba enam ei ole, on duširuum nüüd. Et jällegi, miski ei viita, et tegemist on nagu panelka või rušokaga, et lahendustelt väga kaasaegne. Duši nurk selline kihvti modulaarse klaasiga, et neid mehhanisme saab nii Andreses kui klaasiseppades saab igasuguseid vaatamas käia ja ka muidugi kaubanduses ka, et kellel on vaja natuke erilisemaid asju, et siis lahendused on olemas, et ei pea piirduma ainult nende tüüpiliste klaasidega, et kui ruumi on vähe, siis neid funktsioone, kuidas neid voltida kokku on tegelikult päris palju, et saab sellega ära lahendada. Tellimustoote hind versus letitoode, loomulikult hinnavahe on sees, aga mugavus peab ka ikkagi midagi väärt olema. Siin nurgas siis pesumasina koht, selline mõnus tasapinna lett, mööbel on sama tootja, kes siis köögi tegi. Ka mingid väiksed pinnakesed, kõik on selline ühtne ja stiilipuhas. Ja plaadid olid kliendil kindel soov, et sellist reljeefset plaati kindlasti siin vannitoas kasutada. Ja muidu selline soe, neutraalne, et hästi tüüpilised valikud. Ja siit lähme edasi siis, vanasti oli see siis üks magamistubadest, aga täna on ta siis kokku liidetud niisuguseks kombineeritud ruumiks, kus siis magamistuba jääb tagumisse tuppa ja siin saab olema siis selline kodukontor ja lihtsalt niisugune hängimise ruum, et oma enda tuba. Ja ka kuna korter on läbi maja, siis ka siin sai siis sama lahendus tehtud, ehk siis see tagumine rõdu on võetud ka nagu toaruumiks. Lahendus jälle sama, põrand soojustatud, seinad purriga, lagipurriga, aknad kõik uued, ehk siis see kõik on lahendatud. Ja siis magamistuppa endasse avanevad siis sellised topeltuksed, et õhtul magamines saab need siin sulgeda mõnusalt ja siis jällegi annab sellist hoopis teistsugust ruumilist efekti. Et ei olnud siin sisekujundajat abiks, seekord tulid need ideed kõik kliendi ja siis meie enda koostöös ja tulemus on kahtlemata väga kihvt. Kui te ka endale sellist kodu soovite või vähem eripärast, rohkem midagi standardsemat, siis me oleme võimelised ehitama nii väga erilisi asju kui väga lihtsaid asju. Võtke meiega ühendust ja teeme teie kodu ka ilusaks.